Kõrged elektriarved on saanud igapäevaseks ja väga suures hädas on meie majandus, aga ka meie pered, kes peavad nüüd mõtlema, kas kuu aega süüa makarone või siis hoopiski praetud kartulit. Reformierakonna ministrid on üsnagi arrogantselt suhtunud sellesse probleemi ja ütlevad, et inimesed peavad ise vastutama. Opositsioonierakonnad aga leiavad, et tegelikult peaks vastutuse võtma hetkel riik. Kui palju teie siis jaanuari elektriarve oli? Tunduvalt kõrgem. Kas me räägime kaks korda, kolm korda? Paar korda kõrgem kindlasti oli. Kahekordne, 400. Üle 400. Mis nüüd see kaasa toob? Kas peate sööma makarone? No makarone võib hakklihaga, aga kindlasti kotleti ei saa. Võrreldes eelmise perioodiga ikkagi 2 korda suurem. No mis teie arvate, kas oleks vaja, et keegi kompenseeriks selle ja kui siis kes? Noh, kindlasti peaks ikkagi valitsus sellesse tegevusse sekkuma ja mingisuguse toetuse ikkagi vajajatele välja mõtlema, nii et või siis kohalik omavalitsus, eks. Kui inimene saab arve, millele kuulub pool tema palgast või isegi rohkem, siis see ei ole lihtsalt probleem, sest tegelikult see on kriis. Poliitilised otsused, mida võeti vastu energeetika sektoris viimaste aastate jooksul, tegelikult olid valed. Ja see on strateegiline probleem. Et me ei saa lähtuda sellest, mis praegu toimub börsil. Me peame lähtuma sellest, et meil peab olema kohalik energiaallikas. Ja selleks on ainult põlevkivi. Ainult sellega saab tagada energiajulgeolekut. See on ju praeguse valitsuse tegemata töö. See on ju vale energiapoliitika, mida järjepidevalt on ajatud ja loomulikult nemad vastutavad selle eest. Ja praeguse hetkel nad peaksid appi tulema ja nii-öelda oma siis tehtud töö eest vastutama ja vastavalt sellele ka kompenseerime inimestele, ettevõtetele juba rahaliselt, sellepärast muud moodi lihtsalt inimesed ei saa hakkama ja ka ettevõtted. Et riik peaks suurte elektriarvete leevendamisse sekkuma, sellega on päri kõik opositsioonierakonnad. Küsimus on, millisel kujul ja kui ulatuslikult. Tegelikult riigile praegu laekub oluline lisamaksutulu seoses ka muulgas käibemaksu suurenenud laekumisega, kuna lihtsalt elektri hind on niivõrd suurem ja kõrgem. Ja meil on võimalik vahetu katteallikana võtta see raha, need ettepanekud ma peaministrile esitasin, ka siis kas Euroopa Liidu heitmekaubanduse tuludest ja paar rohepöörde projekti edasi lükata või ära jätta, või Eleringi ülekoormustasudest, mida laekub vilkasti ja ulatuslikult ka praegu jaanuarikuu jooksul. Ma arvan, siin riigil on põhjust reageerida, mitte olla niisugune susse lohistav ja öelda, et kogu lahendus on täiendavas tuuleenergias. Sotsiaaldemokraatide sõnul on Reformierakonna käes olnud energeetikaministri portfell 4 aastat ja peaministri portfell 5 aastat. Ja selle aja jooksul ei ole ehitusluba saanud mitte ükski elektritootmisvõimsus. Meil ei ole elektritootmisvõimsus. Sellepärast on see hind teatud kuudel, külma talve korral väga kõrge. Ja siis võiks olla küll empaatia võimelisem. See on tegelik mure, mitte ainult elekter, kaugkütte hinnad ja need ei tule väga ette oodatud tegelikult. Inimesed ei oska neile reageerida lihtsalt. Siis võiks leida ka mingi meetodi, kuidas inimesi aidata ja põhiliselt ka neid, kellel on ütleme siis rohkem abi vaja, et need, kellel on keskmisest väiksemad sissetulekud. Pärnu maakonnas asub Ranna Rancho, mis on koduks paljudele päästetud loomadele. Siin pakutakse võimalust loomadega vahetult suhelda, kuid hetkel on kõige põletavamaks küsimuseks, kuidas maksta ära jaanuarikuu eest saadud elektriarve summas 1983 € ja 64 senti. Ikka ehmatas väga ära, et kui sul on muidu sükene 700-800, mis on ka väga suur juba iseenesest ja siis sul peaaegu 2-tonnine arve tuleb, siis nagu oledki ahastuses, et sa enam ei teagi, mida teha. Arvad, et oled natuke heinaraha kokku kõrvale pannud ja siis lihtsalt riik võtab selle ära. Meil on soojenduslambid, kütame nii palju kui võimalik, aga ikkagi on niisuguseid viletsaid loomi, pead soojuslambid panema, et seal sees on näha, kuidas ja me võtsime neid vähemaks julmalt. Poliitikud on eelpool viidanud energiakriisile 2022. aastal, mil riik kompenseeris inimestele võrgutasu. Minister Suti jaoks see võrdlus täna ei päde mitte kuidagi. Lahendus näeb ta, kui nii võib öelda, hästi unustatud vanas. Halupuud on ju täiesti tavaline kütteviis paljudes asulates või maapiirkondades, aga ka linnas on selliseid maju. Samamoodi elab ju väga palju inimesi kortermajades, mis kasutavad kaugkütet. Et nende teema küttehindade puhul on ju hoopis kaugküttehinnad. Ja on inimesi, kes kütavad oma
siis kas korterit või maja ka elektriga, nii et meil on ju väga erinevad energiaviisid või kütmisviisid ja oluline minu meelest on, et me kõiki neid inimesi kohtleksime võrdselt, et see on puhtalt õiglustunde küsimus ja väga paljude inimeste jaoks on elektriarve oluliselt väiksem osa kuludest kui võib-olla näiteks puude varumine.